nii ma teen nüüd omale hommikusöögiks putru, eks ole. Ja ma mõtlesin, ma näitan teile, kuidas ma teen, sest et mul tavaliselt meeldib teha selle sojapiimaga, aga teadupärast see on üpris kallis. Ma panen pudrulisse läheb tavaliselt 250 ml ja siin on siis võiks nii-öelda 4 pudru korda, aga ma kasutan veel seda piimagi kas smuutideks ja jäätisteks, ehk siis nagu ei tahaks seda piima kogu juurde osta, eks. Ehk siis mida ma teen? Kõigepealt ma panen nagu vett siia, ma ei tea, siuke tassi täis, eks ole. Ja siis ma panen nagu törtsu, ja siis ma panen nagu, ma ei tea, silma järgi panen seda suht. Ja siis see nagu pudru tekstuur või konsistents või mis iganes, see on ikka nagu jääb siuke nagu oleks teinud terve pudru piimaga või tegema ma tegin selle mingi piimlahusega, eks ole. Aga nii see piim kestab kauem ja saab ka mujal kohtades kasutada, mitte ainult pudru sees. Kaarel ja putru teen ka by the way, ma vist teinud seda kordagi. Ja siis pudru sisse ma panen neid mingi flavored toffee drops. Ma ei tea, nii ma panen sult silma järgi. Ma pole isegi pliiti sisse pannud. Wow! Mingi My Protein Flav Drops toffee maitselised. Ja ma ei tea, annab pudrule siukse ülihea maitse juurde, siis ma ei pea siia panema mingid. Kunagi ma panin kookossuhkrut, aga mul sai see otsa, ehk siis the next best thing. Aga ma ei tea, kas mul on putru isegi piisavad. Ma teen neid nende tortumilli täistera kiirkäärahälbastega. Nüüd ma panen siia samasse tassi, kus ma nii-öelda vett mõõtsen ja siis panen, siit läheb ära vaat jälle siis. Tuleb vist natukene paksem pudar. Ma panen piima natukene. Ja kaaraiba ma panen ka suht siuke silma järgi ja siis kui vesi nüüd keema hakkab, siis ma panen need siia sisse. Nii ja kui piim hakkab juba natukene nende vahutama, siis ma panen selle kuumuse panen 6 peale ja siis panen need siia sisse. Lusikaga segan alguses natukene. Siis ma lasen selle lihtsalt nagu olla ja siis aeg-ajalt segan seda. Ma ei tea, mingi siuke 3-4 minutit. Seda mürinat. Igatahes kiire ülevaate asjadest. Viihin just papsi tööle ära, et ma saaksin autot laenata. Ja nüüd lähen käin toas, panen riidesse ja panen need asjad kokku, mida ma pildistamisel kasutan, nagu mingid muud riided ja asjad. Ja siis võtan venna ja siis lähme käime pildistamas. Ja nagu ilm on nagu ta on. Ilmaennustus ütleb, et võib hakata vihma sadama, ma loodan, et ei hakka, aga ma väga kaua niikuinii ei pildista. Ma arvan, ehk siis lähme tuppa, võtame asjad ja siis tuleme juba autosse uuesti tagasi. See on täiesti jube, kuidas mu kael ja nagu ülejäänud ja nii palju heledam. Läbi kaamera on isegi rohkem näha seda, aga pildi peal arvatavasti varjud ja mingi töötusvärk teevad oma töö, on ju. No nii, nüüdseks on siis pildid tehtud. Ma ei kujuta ette, kuidas need välja tulid. Ma loodan, et tulid hästi, sest muidu ma lihtsalt 5 euri raisus, sest et jah, ma pidin oma vennale maksma altkäemaksu, et ta siis pildistama tuleks. Love that for me. Ja ma ei tea, ma arvan, hakkan nüüd vaatama neid pilte ja palletama, et siit tuleks midagi. Ja siis ma söön ka lihtsalt 2 porgandit ära hakitud. On hakitud või? No 2 porgandit, eks ole. Ja siis ma just kastan neid selle hummuse sisse, siin on mega vähe seda, aga see hummus, mingi noa hummus, see on mingi maitserohesega, ma ei tea midagi täpselt see on, aga see ja porgand on nagu väga hea. Okay, wow, LOL. Tell me why. Nagu, I know I'm not the only one, nagu not that special, aga
miks on nii, et nagu vaatan neid pilte ja siis nagu õues, kui ma vaatasin nagu päike paistis natuke vastu, et ma ei vaada neid pilte nagu väga pingsalt, et ma lihtsalt vaatasin nagu okei, sobib, done on ju. Ja nüüd ma vaatan ja nagu palun jätke alla kommentaaridesse teada või siis mulle Instas sõnumitesse teada, kui te samastute selle olukorra, kuna see on nagu mega annoying. Aga ma tean, ma ei ole üksinda selles nii-öelda. Mul oli nii, et nagu kõrge värvliga püksid on ju mom jeansid. Ja nagu siin kuskil kõhu naba peal, umbes natuke naba all vist nagu nii-öelda hittis see nagu waistline on ju. Ja siis mul oli selles see hall Tommy Hilfigeri T-särk on ju nii-öelda crop top. Ja siis nagu te näete, siis nendel kahel on siin nagu vahe sees. Ja siit vahe seest punnitas välja ennast minu oma kõht. Ehk siis ta lihtsalt nagu pressis ennast pildi peale põhimõtteliselt. Nagu how fucking rude. It's not the end of the world on. Mind nagu häirib, kui mu pildi peal on kutsumata külalised. Sel korral on see siis mu kõht. Ma tean, et see on loogiline, kui sul nagu kõrge peaga püksid ja kui sa istud, siis sul nagu kõht automaatselt nagu või ma ei tea, kas kõik läheb, aga suurel osal enamikul on need nagu kõht läheb natuke värvlist üle, kuna that's how bodies work on ju. Ma unustasin vahepeal update'i teha sellest, et ma praegu söön lasanjat mega hea ubadega, mega hea ja joon Coca-Cola siirat kõrvale ja jäädavalt siis töötlen oma video ja vaatan YouTube'ist vahepeal teisi videoid. Viimane kord, kui ma teiega rääkisin, oli reaalselt peaaegu 3 tundi tagasi. See oli kell 3:07, nüüd on kell juba 3:10 ja ma selle 3 tunni jooksul olengi peamiselt siis oma videot töötanud. Seda sama, mida te praegu vaatate ja ka vaadanud teisi YouTube videosid lihtsalt nagu vahepeal, et oleks nagu vaheldust. Ja ma ei tea, ma ajan vahepeal siin šokolaadiga. Aga mul praegu nagu, mul ei ole kõht otseselt tühi, aga ma tahaks nagu midagi süüa. Eks ma mõtlesin, et ma lähen lihtsalt võtan õuna või 2 ja söön seda, kuniks ma ootan mingeid YouTube videosid ning varsti siis töötlen ka enda seda sama video edasi. Videolõik siin on peaaegu video lõpp, aga peale seda klippi tulevad veel klipid mu meigimaa võtmisest ja hammastepesust ja magamaminekust, nii et vaata video tervenisti kindlasti lõpuni ja nagu sa nägid võib-olla eelmistest klippidest, siis ma olen reaalselt viimased tunnid lihtsalt vaadanud YouTube'i ja kell on peaaegu 12, eks ma arvan, ma poole tunni pärast lähengi täitsa magama ära ja ma mõtlesin, et ma siin võib-olla ruttu räägiksin siis ära kogu selle rääkimisosa, et ma ei peaks hiljem uuesti kaamerat kätte võtma ja seda tegema, kuna ma suure tõenäosusega unustaksin. Aga kui sulle meeldis see video, siis pane kindlasti like ja jäta alla kommentaaridesse teada, et mis sulle meeldis selle video juures ning lisasin aga üks asi, mida sa iga päev teed, nagu raudpolt, mida sa igapäevaselt teed. Ja nagu tavaliselt, siis kui sulle ei meeldinud see video ja kui sa ei suuda nagu muud moodi oma päevaga edasi minna, siis sa võid sellele videole panna niimoodi pöial alla, sest et you do you, whatever floats your boat. Ja sa võid alla vajutada seda subscribe või tellinuppu ka, see punane. Selle kõrval on ka see kellukese nupp, et siis kui ma järgmine nädal uue video panen, siis sa oled üks esimesi, kes seda näeb, kui sa selle kellukese tööle paned. Igaks juhuks ütlen, kuigi ma arvan, et see on suht ilmselge, aga mu igapäev ei näe välja päris selline, vaid need päevased tegevused varieeruvad, et vastavalt siis mu tujudele, mu olekule, mida ma tahan teha, mida ma viitsin teha, mida ma ei viitsi teha, et kõik see nagu sõltub päevast. Nii et kui sa tahaksid näha ka teist sellist vlog tüübis päev minu elus video, siis jätta see ka alla kommentaariumisse, et siis ma tean, mis videod sulle meeldivad ning oskan siis ka tulevikus sellest orienteeruvalt otsustada, mis video ma võiksin teha. Sest mulle endale räige meeldib selliseid videosid filmida. Nii et ma arvan, et minu poolt on kõik, aga ära sina enne ära mine, kui sa oled videot täiesti lõpuni vaadanud ja jah,
ma tõesti väga tänan, et sa selle video lõpuni vaatasid ja mis seal ikka, näeme järgmine nädal. Tšauki!